Ja nüüd me jätkame saadet lastele mõeldud vitamiinisarjast. Tundub niimoodi, et täna me räägime siis teada-tuntud Yomi laste vitamiinide sarjast. Et need, kes veel ei tea ja need, kes juba teavad, siis tegemist on marmelaadi ja šokolaadikarukestega. Ja nende massi on siis peidetud erinevad mineraalid, vitamiinid ja muud lapse organismiks vajalikud ühendid. Et Yomi sari on selles mõttes natukene omapärane, et ta on lubatud juba alates 1. ja 2. eluaastast ja seetõttu, et ta on ülimalt puhas. Tas ei ole säilitusaineid, ei ole sünteetilisi magustajaid, toidu värve pole. Et suhkur on see tore looduslik komponent, mis siis magustab toodet ja samas ka annab säilivuse sellele tootele. 8 erinevat vitamiini on, milline nendest kõige populaarsem? Müügihittideks on vaieldamatult juba aastaid olnud šokolaadi multivitamiin, marmelaadi multivitamiin pluss ja loomulikult punane päevakübar koos taruvaiguga. Punane päevakübar koos taruvaiguga on nüüd selline preparaat, mis tõhustab immuunsüsteemi. Ta vähendab siis organismi vastuvõtlikkust ka viirus- ja nakkushaigustele. Et lapsed ju ikka tahavad magusat süüa ja võib-olla siis ongi üheks väikeseks alternatiiviks see, et võtta vitamiinikarukene, kus siis saab rahuldatud see magusavajadus ja samas ka neid vajalikke ühendeid lapsele anda. Ja tegelikult on ju see lugu, et Yomi karukeste puhul on see alampiir paika pandud, ehk siis manustamine toimub alates 1. või 2. eluaastast, aga ülempiiri pole, nii et terve kogu pere sari.